See laud on mõeldud sinu sõpradele, miks just selline? Ja milliseks võiks kujuneda see õhtu, kui vaadata siin näiteks lauajalgpalli? No õhtu võiks kujuneda lõbusaks, ma arvan. Et kõigepealt ootan sõpru külla ja eks siis näeb, mis saama hakkab. Et pakun neile kuuma teed, väljas külm ja siis läheb mänguks. Et alati ei peagi selline traditsiooniline tervitusnapsuga õhtu vastu olema. Et jah, niisugune lihtne laud, mul on lihtsad sõbrad, ise olen ka lihtne mees. Ja seepärast ka selline valik täna. Mis tooteid oled täna kasutanud? No, kuna oleme aatriumis, siis leidsingi kõik tegelikult vajalikud asjad leidsingi aatriumi valikust. Et väga vahvad valgustid, mis lähevad minu sellise maitse, meele ja minu erialaga kokku võib-olla natukene. Ja et eriti imponeerisid need teleskoopidega need statiivjalad. Ja laud ja siis mööbliosa on just selline rustikaalne, väga mulle nagu meele järgi. Selline võib-olla natuke raske ja veidi maapärane. Siis lihtsad tassid, millest hea kuuma teed juua või kohvi. Ja lisaks muu selline väiksem pudi-padi on kõik selle võrra valitud selline lihtne. Aatriumil on väga hea sisekujundaja, kes oli abiks. Et ei olekski tegelikult arvanud, et võib selline säde süttida minus, et hakata selliseid valikuid tegema ja ega ennast mingiks sisekujundajaks nagu ei pea, ega mingi väga loova maitsemeelega inimeseks. Et jah, tema oli palju abiks ja väga kihvt oli tegelikult. Ja kõik aksessuaarid, väiksemad asjad on samuti siit aatriumist leitud. Ja lisaks on siin väga huvitavad Nevotexi nahad. On siis lehmanahk vist ja lambanahad on väga kihvtid, et sobivad samuti sellise maaläheduse ja sellise rustikaalse mööbliga väga hästi. Kui palju sa ise igapäevaselt puutud kokku laua katmisega ja kas tänane ülesanne oli sinu jaoks raske? Raske ei olnud, huvitav oli pigem. Selline väike nagu väljakutse isegi, et puutun ikka kokku, jah. Et eks kodus katad lauda väiksele seltskonnale, oma perele, aga noh, endale laua katmine on ka selles mõttes selline igapäevane tegevus, et üritate alati mitte lihtsalt plirts-plärts asju lauale visata ja sööma hakata, vaid võib-olla natukene ka tähelepanu pöörata, et kuidas sa midagi sätid ja õhtusöögid on minu jaoks sellised, mida ma alati soovin, et oleks nii-öelda laud kaetud kodus, et siis see on selline hetk ikkagi, kui pere on koos ja see on minu jaoks nagu väga oluline. Taavi, mis on see asi, mis loob meeleolu ja mis ei tohiks kindlasti laualt puududa sinu arvates peale toidu ja joogi? No, peale toidu ja joogi on minu jaoks isiklikult hästi oluline, kuidas see on serveeritud. Ja mitte ainult see, et millistesse nõudesse, vaid kuidas seda lauda tuuakse ja hästi oluline minu jaoks juba väiksest peale olnud see, et kutsutakse sööma nii-öelda. Ehk siis ka need inimesed, kes seal laua ümber on. Kas sa täna õppisid ka midagi uut või mida sa soovitad teistele, kel selline ülesanne näiteks ees seisab? Õppisingi seda, et meis igas ühes meis on väike sisekujundaja peidus, et noh, väga huvitav oli tegelikult. Ja teistele soovitan seda, et vaadake ringi. Hästi palju huvitavaid poode on, hästi palju huvitavaid kohti on, kust nagu infot tankida. Miks mitte siit samast nagu aatriumist. Küsige müüjatelt, küsige sisekujundajatelt. Et internet on kindlasti abiks ja vaadake ja kujundage oma eluruumid ja siis, kus te iga päev viibite, kujundage need vahvaks ja selliseks, et teil on seal mõnus olla. Kas sinu arvates võiks nimetada seda kohaks, kus kodus on kõige parem olla? No, tegemist on huvitava lavastusega, et näha on, et on lähenetud mehelikult ja rustikaalselt. Ja mulle väga meeldib Taavi mööblivalik ja sinna juurde valitud elemendid, valgustid ja metallsed lauatarvikud, et need lisavad veel seda mehelikkust ja jõulisust juurde. Ja siis väga meeldib see punane loomanahk, et see lisab sellist vürtsi. Lauamäng näitab, et tegemist on aktiivset eluviisi hindava inimesega, kes naudib sõpradega koos olemist.